On Tartu linnas kool, kus õppuriks ka teeb, kes teab jõudnud sõnureid, tal selge etikett, need väärtuslane ausust ja vaprustust. Mina olen Rott Turing, noorem leitnant ja olen Kaitseressursside Ametis. Viimane küsimus tuli ka ajateenistuse kohta. Mina korragi räägin teile siin ajateenistusest. Ja ma hakkan teile rääkima ajateenistuse sisust, et mida seal tehakse. Seda uurin ise ja seda näete ajateenistusest, aga ma räägin siin ajateenistusse minemise protsessist ja ka eeldusel, et teie olete noor, kes astub kõrgemasse sõjakooli, teil on ajateenistus läbimata ja te soovite järgmine aasta siis õppima tulla ja millised on teie võimalused, millal need asju ajada. Miks üldse ajateenistusest räägime, mis tuli ka Major Mölli ettekandest välja, ehk siis kõrgemas sõjakoolis õppimise eelduseks on ajateenistuse läbimine. Ja teie seas on väga mitmeid tütarlapsi, ehk siis see eeldus on nii poiste kui ka tüdrukute puhul. Varasemalt tütarlapsed said ka ilma ajateenistust läbimata, aga enam mitte, mis on õige, sellepärast et enamasti ohvitser, kui ta lõpetab kõrgema sõjakooli, tema esimene teenistuskoht ongi ajateenijate peal väärsus. Ja siis on oluliselt legitiimsem olla ise ka ajateenistus kunagi läbitud. Ajateenistusse astumine siis toimub kõik läbi Kaitseressursside Ameti ja ajateenistus, nagu te ka teate, kestab meil 8 või 11 kuud. Siin on mul küsimärk selle slaidil, ehk siis te saate sõjakooli tulla õppima, kui te olete läbinud nii 8-kuulise ajateenistuse kui 11-kuulise ajateenistuse, aga ma soovitan teil mõelda 11-kuulise ajateenistuse peale. Miks see hea on? Ennekõike sellepärast, et siis te saate juba ajateenistuse jooksul harjutada üksuse juhtimist, siis enamasti lähete nooremalohvitseri kursusele, olete seal juba jaoülem, kes on tubli, see saab olla ka rühmaülem, kes läbib rühma ja see juba kõik valmistab neid ette ohvitseri karjääriks ja üldse te ka näete, kas see inimeste juhtimine teile sobib või mitte. Millised on järgmised kutsumised, ehk siis millised on teie võimalused? Teil on ajateenistus läbimata, astute sellel aastal kooli sisse, siis järgmised kutsumised, mis nüüd on tulemas, esimene neist on juuli 2014, nagu näete, siin on aega vähem kui kuu. Aga kui te mõtlete perspektiiviga, mõtlete, et kindlasti tahate tulla siia kooli õppima, siis me saame korraldada nii, et te saate juba vähem kui kuu aja pärast olla ajateenistuses ja tulla siis neid sisseastumise katseid sooritama juba ajateenistuses. Te kindlasti saate selleks ajaks välja. Küll aga see eeldab seda, et te hakkate neid asju kohe täna homme ajama. Sellest ma räägin, kuna te peate läbi ka arstide komisjoni. Teine võimalus on siis minna oktoobris, aga selle miinus on see, et oktoobri kutse kestab 8 kuud. Te ei olegi võimalik selle oktoobri kutse raames läbida seda jaoülema välja. Ja tegelikult seadus on jätnud ka sellise võimaluse, et teil on võimalik minna ajateenistusse jaanuaris 2015. Hoolimata sellest, et kool hakkab septembris, aga teil on võimalik tulla ajateenistusse, läbida see STK, läbida NAP ja peale seda siis septembri alguses hakkas teie ajateenistus üle kõrgemasse sõjakooli, sest te olete ajateenistus kokku üldse vaid 6 kuud. Põhimõtteliselt on see ka teie võimalus, kui te nüüd kindlasti juulikutsesse ei jõua ja kindlasti soovite seda nappi läbida. Aga kõikidest nendest asjadest me peaksime juba täna rääkima siin teiega personaalselt. Ma annan teile siis ka enda visiitkaardid. Kuidas see ajateenistusse asumise protsess välja näeb? Esmalt teie kindlasti peate esitama selle vabatahtliku taotluse või vabatahtliku avalduse Kaitseressursside Ametile. Ja nendel siis, kes on juulikutse huvilised, nemad peaksid kindlasti tulema ise koha peale, mitte tegema seda internetis. Sest et internetis võtaks nii kaua aega, ei jõuaks ajateenistusse. Tuleksite ise kohale, teete vabatahtliku avalduse, peate jõudma vahepeal ära käia Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis, peaksite juba kohe järgmise nädala alguses minna komisjoni, ehk siis
saate seal samas komisjonis kätte siis selle kutse ajateenistus. Nüüd siin väike slaid, lihtsalt vahepeal eelmise aasta tulemused arstlikest komisjonidest, nagu näete, see ei ole üldse väga kindel, et kui te komisjoni tulete, et ega ajateenistuseks kõlbulikult olete, et laias laastus kolmandik noortest Eesti meestest on piisavalt terved, et ajateenistus üldse sobib. Ja tütarlaste osakaal siin on võtnud marginaalne. Tütarlastest neid mitte kõlbulikke ei olnud eelmine aasta mitte ühtne. Aga suure tõenäosusega on see, et see, mis seal komisjonis toimub, mis otsused te saate, seda te saate ka ise päris palju mõjutada. Ja kui te olete nüüd meediat jälginud viimastel päevadel, siis on arutluse all küsimus, et tervisetunded üle vaadata, et äkki need on liiga karmid. Aga kindlasti, kui te tulete komisjoni ja seal ise väga-väga palju kaevate, siis on sulle suurem tõenäosus, et ajateenistus minema ei pea. Võib-olla see süsteem on tänasel päeval liiga leebe. Aga ma eeldan, et kui te olete kõrged sõjakurgu liiga, et siis on ikkagi suurem tõenäosus, et saate selle komisjoni läbitud. Ja kuhu ajateenistus kutsutakse, see on ka nüüd koht, mida ma tahaksin teile panna südame peale ja olen siis valmis ise olema nende kontaktisikuks. Et tegelikult seda on võimalik ei valida. Ma võin aidata teid selles protsessis meie bürokraatlikus asutuses, et mõelge selle peale, kuhu te ise, millist erialad teid huvitavad, võite juba mõelda selle perspektiiviga, millist erialad te soovite kõrgemas sõjakorras õppida. Just nimelt näiteks, kui soovite minna mereväkke, et siis saame organiseerida selle, et te läheksite mereväkke ajateenistus. Või siis, kui need erinevad erialad huvitavad, siis see on samamoodi ka organiseeritud. Sellisel hetk juhul, kui te olete sõjakorra sisseastuja, siis ilmselgelt meie asutuse jaoks prioriteet. Aga selle peaksite võrdlemisi kiiresti ka välja mõtlema. Siis hiljem selleks hetkeks, kui tulete sinna arstlikusse komisjoni, siis teil peaks olema selge, kuhu ajateenistussse minna soovite. On jälle väike vahepala. Aga küsimused. Laias laastus see ongi kõik sinna ajatelnistusse võtmise protsessis. Mina olen teie kontaktisik, ma aitan teid selles bürokraatlikus maailmas, annan teile kõikidele huvilistele enda visiitkaardi siin täna taskus ja